Üle pika aja paistab siis täna jälle päike ja mina lähen külla ühele heale sõbrale, kellel on üks koer. See koer on hästi kuri, aga selle koera tuju pidi hästi heaks minema. Mitte selle peale, kui anda talle konti või liha, vaid armastab see koer siis üliväga õunu ja pirne, nii et ma ei tea, ma lähen siia samma kuubipoodi ja ma vaatan, mis pirnid siin saadaval on. Konferents pirnid, ei tea, eks näha, kas meeldivad koerale ka või mitte. Tuul on hästi tugev, koha nimi on Pakaste, aga siit on veel omajagu minna. Ostsin 2 pirni ära. Kui see on nüüd nali, siis ilmselt see koer pureb ja mitte vähe, kui ma oma pirnidega sinna lähen, aga kui ma kohale jõuan, eks ma siis näitan seda, kuidamoodi see koer neid pirne sööb ja kui ta ei söö, siis saab üks kiire jooks olema, nii et ja nalja väga palju. Parmud on terve selle esiklaasi juba ära lödistanud, ma ei tea, mida need parmud sisaldavad, aga aknapesu seda puhtaks ei võta. Kruusateed, päris äge, järjest rohkem maakoha moodi asi välja nägema hakkab. Vaata, pirn. Sa pidid pirni sööma, näed, tahad või? Pane maa. Näe, vaata. Tule vaata pirni. Noh, lähebki pirniga minema. Üks pirn on veel. Igatahes tundub, et mõlemad jalad on alles jäänud. Ja üks pirn on veel pärasteks ka. Saab olla võimalik, seda koer sööb pirni. Ja koer liha ei tahtnud, koer ei oska sellest lugu pidada. Sai oma pirnid ära, aga meil läheb lihagrillimine siin lahti ja sain teada ka vahepeal, mis džinniga tegu on, aga veel ei näita. Kas pole ilus mitte? Ükskõik, kuna seda postitust vaatad, seda liha ja tükki enam ei ole, aga mälestus sellest on helge ja hea. Hendriks džinn on siis see, millest ma siin rääkisin. Ja siia peale siis kiidetakse sellist asja. Ei ole mina seda joonud. Muidugi sellesse viskiklaasi. Super. On hea küll. Sõpra ma teile ei näita, ta ei ole sotsiaalmeedia inimene. Pole vaja teada kõiki asju, aga džinni pakub ta head. Vot selline on siis see maa looduse ilu. Puhas õhk. Ainukene jutt on meie jutt, mis siin on, et kui vait olla, ma nüüd olen korraks täitsa vait, siis te kuulete, milline heli siin on. Ise tiksuks ka hea meelega, täielik piinlik vaikus. Linnud laulavad, karu käib siin, siis on rebane on käinud, unt on käinud, kes veel olete? Ilves on hoovi peal, jänest võib-olla õnnestub hommikul näha ka. Põder oli ka või? Ei, oli jah. Ja. Meil saun kööb ja varsti lähme vaatame, kuidas siis leili saab ja jook maitseb endiselt ikka väga hea. Aga jah, selline oli siis tänane postitus, nii et meie jääme siia nüüd sauna nautima.